Mina olen Piret ja esindan siis Väikemäe talu, mis asub Läänemaal, Oonga külas. Talu pean ma koos oma abikaasa Mätiga. Täna ma siis jagan oma kogemusest väiketaluna, kuidas me oleme oma tootmise üles ehitanud ja miks me valisime Market Gardeni meetodi ja milliseid õppetunde oleme me siis selle 8 hooaja jooksul saanud või õppinud. Miks me selle tee üldse valisime, et 2017. aasta suvel tekkis meil väga suur huvi Euroopasse tagasi kolida ja otsisime pere elukeskkonda, kus saaks lastel oleks hea kasvada ning kus saaksime teadlikult kujundada töö ja elu tasakaalu. Ja algusest peale oli meil soov elada maal ning kasvatada puhast ja maitserikast toitu viisil, mis oleks ka kooskõlas loodusega. Meie jaoks oli oluline, et see teeks loodusele kasu, mitte kahju, et muld muutuks paremaks, mitte halvemaks, kui me seda kasutame. Ja pärast peaaegu aastapikkust õppimist sai teoks ja 2018. aasta märtsil alustasime me siis esimese hooajaga. Alustasime, nagu ma ütlesin, 2018. aastal. Esialgu olime me väga pisikesed, tegutsesime me vaid 0,3 hektaril ja seda minu ema talus esimesed 2 hooaega. Tänaseks oleme me kasvanud 1 hektari suuruseks, meil on 42 püsipeenart ja kõik on kujunenud samm-sammult, et vastavalt, kuidas me oleme jõudnud ja jaksanud kahekesti siis seda kõike arendada. Meil on ka 3 kasvuhoonet ja võrsete kasvatusruum, kus me kasvatame võrseid aastaringselt. Siinkohal ma mainin ära, et ma võrsetest täna ei räägi, ma ei peatu selle pikemalt, kuna võrsed ei ole mahedad tänu seadusemuudatusele. Tänaseks nad on mittemahedad. Siin on natuke paar slaidi, kui me alustasime 2018. aastal ja 2019, kui me veel olime väikeste peenardega väikestel maalapil, siis 2020. aastal ostsime me oma talu, kus siis alustasime algus väiksemalt ja iga aastaga oleme natuke suuremaks kasvanud, et see nüüd on vaade eelmisest hooajast. Miks market gardening ja mis on market gardening? Market gardening on, ma tean, et eesti keeles vist väga head terminit või sõna ei ole selle jaoks veel välja mõeldud, sellepärast kasutage ingliskeelset sõnavara siin. Tegemist on siis biointensiivse kasvatusega, meetodiga, mis keskendub suure saagi tootmisel suhteliselt väikesel pinnal. Selle keskmeks on püsipeenrad, väiketehnikaga tehtav töö ning väga hea planeerimine. Ja see sobib väga hästi sellistele väikestele taludele nagu meie, et kohalikku turgu varustada. Meetodi peamiseks põhimõteteks ongi need püsipeenade kasutamine, taimede kõrge istutustihedus ja mulla minimaalne häirimine. Ei kasutata rasketehnikat ja väga suur rõhk on täpselt ja läbimõeldud käsitööle. Miks see meie jaoks töötab? Meie kogemuse põhjal nüüd oleme me 8 hooaega seda Eestis praktiseerinud, annab see väga hea saagikuse ruutmeetri kohta. Me oleme spetsiifiliselt valinud oma sortimenti kultuure, mis kasvavad üldjuhul kiiresti, umbes 30–65 päeva. Vajadusel kasvatame me ka palju taimi ette, et nende aeg oleks väiksem põllupeenra peal, et me saaksime samal ajal seal midagi muud kasvatada. Loomulikult on meil ka kultuure, mis võtavad kauem aega, nagu tomat ja paprika, aga üldjuhul peenarde peal on, mis kasvavad kiiresti ja saab saagi kätte, et saab veel seda peenart uuesti kasutada. Iga püsipeenar on meil hooajaliselt kasutusel vähemalt 2 korda, mõni peenar isegi 3 korda. Kuid õnneks selleks aastaks oleme me nüüd jõudnud sinnamaani, et saame kasutada ka peenardel vahekultuure.
et mullastikku veel paremaks muuta ja oleme ka suutnud neid peenraid nii palju teha, et me saame ka osa peenraid ühe hooaja lasta puhata. et see kõik vähendab meie jaoks umbrohu probleeme ning parandab märgatavalt mulla struktuuri ja muld muutub iga aasta paremaks ja kindlasti on ka selle võrra saagikus parem ja koristust või saagi koristamine efektiivsem. meie õppisime Margaret Gardeni instituudis Jean-Martin Fortier meetodit, enne kui me oma talu esimest hooaega alustasime. see kursus andis meile väga selge arusaama, kuidas kogu tootmissüsteemi üles ehitada, alates sellest, kuidas planeerida ja kuni siis saagikoristuseni, et ise olime hästi rahul ja siiamaani endiselt veel ikka vahel on midagi, mida õpime sealt kursuselt, et kuna tegemist on online kursusega. siinkohal mainin ära, kuna me ise oleme olnud sellest kursusest õppinud palju ja see on tegelikult meie jaoks olnud väga hea aluspõhi, siis see kursus on täna saadaval, nad on hetkel ka avatud uuteks registreerimisteks ja kui kellelgi peaks huvi pakkuma, siis võib meiega ühendust võtma, et me saame pakkuda ka 10% sooduskoodi. räägin ka natukene erinevatest tööriistadest siis, mida meie kasutame, et meie kasutame käsitraktorit, millel on ader ja frees. Need on meil ainukesed nii-öelda, see pole isegi raske tehnika, väike tehnika, mida me kasutame, kõik teised on meil käsitöö vahendid, kasutame põlluharki peenarde õhutamiseks, kuna tegemist on püsipeenardega. kasutame peamiselt pildil olevat Youngi 5-realist käsikülvikut. meil on ka üherealine, siis osadele kultuuridele me kasutame seda. siin on ka leegitaja, mida me kasutame umbrohutõrjeks ja üks kõõplastest, mida me kasutame. see on peamiselt peenravahede korrashoiuks. kuna kõik meie peenrad on 76 sentimeetri laiusega ja need on sellepärast, et kõik masinad, mis meil on, sobivad sellele hästi peale, et selle käsitraktori frees on 76 sentimeetri peenardele mõeldud, Youngi külvikuga saab ilusasti edasi-tagasi käia. et see kõik aitab tööd efektiivsemalt teha ja süsteeme lüüa. samuti on valdavalt meie peenrad kõik 30 meetrit pikad, mis aitab meil ka näiteks kastmissüsteeme viia ühest kohast teise ilma probleemideta. kasutame me kastmisel peamiselt pihmuteid, aga kasvuhoonedes on kasutusel ka tilksüsteem. et püsipeenrade rajamine on olnud meil alati nii, et sügisel läheb silaugile peale. ma näitan kohe pilte, et on täiesti tavaline karjamaa olnud. see, kus me alustasime, sügisel panime silaugile peale ja kevadeks oli seal ilus must maa, kus me siis välja mõõtsime peenrad ja käsitraktori abil sai need ka valmis tehtud. iga talv paneme me selle silaugile tagasi peale, et kaitsta mulla peamiskihti, vältida umbrohu kasvu ja ka kuna meil on palju heinamaad ümberringi, et sinna mulla peale ei lendaks läbi õhu umbrohu seemet ja kevadel aitab see ka tohutult kaasa sellega, et saame varem neid peenraid kasutama hakata, kuna päike teeb peenrad ilusasti soojaks selle musta kile all. iga kevadel me õhutame peenraid selle hargiga, mida ma eelnevalt näitasin. peale paneme vajadusel mahekomposti ja iga külvikorra vahel üldiselt kasutame me ka maheväetist, kuna toimub intensiivne kasvatamine hooaja jooksul. kui peenrad ei ole kasutusel hooajal, et jääb mõni peenrad tühjaks, siis me katame sellega suvel silokilega, et me üldiselt ei hoia peenraid nii-öelda mustana lahti. kuna väga suur töö ja vaev on ikkagi planeerimisel ja talvel tehtud, sellepärast et kasvatada nii väikesel maal nii palju erinevaid kultuure on väga oluline hea planeerimine. meie kasutame selleks Heirloomi platvormi, mis aitab meil näha siis
kogu hooaega tervikuna. seal saab tegelikult ise kalendrisse panna külvikorrad, külvamise ajad, millal on koristusaeg, palju seemneid läheb ühe peenri peale, et see annab meile ka kokkuvõttes, palju meil on vaja seemneid tellida, millal tuleb midagi ette kasvama panna, et kogu informatsioon on paigas. seal on ka olemas plaan, kuhu midagi külvata. Siis suvel on lihtsam, sellepärast siis me ei pea tegelema logistika ja kõige sellega, et kes, kui palju ja mida. See vähendab kindlasti vigu ja annab kindlust just eriti köögiviljakottide pakkumisel või planeerimisele, sest et ka selle jaoks on meil väga oluline, et meil on erinevaid tooteid pakkuda iga nädal või noh, kas just iga nädal erinevaid, aga et oleks seal ikkagi valik suurem. Siis mida me kasvatame? Kasvatame me erinevaid salateid, spinatit, rukkolat, salateid, porgandit, kapsast, brokoliinid, nuikapsast, ingverit, tomatit, kurki, et valik on väga suur. Järgmiseks hooajaks ma vaatasin, on meil kokku 41 erinevat kultuuri ja selline mitmekesisus aitab alati natukene ikkagi hajutada riske ja tagab stabiilse tootmise, et on ikkagi hooaja jooksul alati midagi värsket ja head pakkuda. Me müüme oma tooteid jaemüüki. Meie võrsed ja salatid on juba aastaid läinud üle Eesti suurematesse toidupoodidesse. Müüme ka restoranidele ja eelmisest hooajast me müüme siis ka otse tarbijale köögiviljakotte, millest ma kohe räägin natuke pikemalt. Meie jaeküti just salatite osas oleme me eelmisest hooajast natuke tagasi tõmmanud, kuna hinnasurve on olnud liiga suur ja me lihtsalt ei jaksa võidelda väga odava salatiga, mis tuleb mujalt sisse. Et sellepärast ka tekkis idee müüa otse tarbijale. Koostööd teeme ka restoranidega. Peamiselt on meil täna restoranid, kellega me oleme juba aastaid koostööd teinud. Nendega on alati, kui on tore kokk ja tore restoran, siis on alati vahva nendega koostööd teha. Seal on natuke paindlikkust ja neile saab pakkuda erinevaid asju, mida meil on võrreldes näiteks jaekettidega. Enamus restoranid, kes peavad väga lugu kohalikust toidust ja kvaliteeditoidust, siis koostöö on sujunud väga hästi. Aga alati oleme ka otsingul uutele koostöödele, et iga suvi ikkagi leiame mõne. Nagu ma eelnevalt mainisin, siis eelmisest aastast pakkusime me esimest korda köögiviljakotte. Kokku sai 23 nädalat. Alustasime me hoolimata väga külmast kevadest mai keskpaigast ja lõpetasime oktoobri keskpaigal. Oktoobri viimasel nädalal läksid viimased kotid välja. Meie siis kasvatame kõik, pakime ja tarnime ka ise. Peamine klientuur oli Tallinnas, kuigi huvi oli ka mujal, aga kahjuks me ikkagi ei suutnud mujale tarnida see eelmine hooaeg. Ideaalselt tellitakse köögiviljakotid hooaja alguses ette, et me teame täpselt, mida ja kui palju kasvatada. Eelmine hooaeg pakkusime me 2 erinevat varianti, et kas iga nädal värske kott või siis iga 2 nädala tagant värske köögiviljakott. Aga juulikuus tõime ka müüki üksikud kotte, mida sai siis nädala ette tellida, mis oli ka äärmiselt populaarne. Sellel aastal pakume me 12 varianti ka, kus saab osta 10 korda ja 5 korda ja saab siis ise valida selle kogu hooaja jooksul, millal sa neid kotte kätte soovid saada ja samuti, kui vähegi suudame, siis paneme ka müüki üksikult kotid. Aga see kõik sõltub sellest, palju tuleb püsitellimusi ja palju me jaksame tarnida. Et kogu köögiviljakottide turustus toimus peamiselt sotsiaalmeedias, et tegime hästi palju reklaami seal, mis tõi meile kliente ja suve jooksul tekkis siis ka uusi kliente siis tegelikult soovituste kaudu. Tagasiside oli positiivne ja hoolimata sellest, et
eelmine hooaeg oli ilmastiku tõttu äärmiselt keeruline, ütleme, et võib-olla isegi üks keerulisemaid, mida me oleme siiamaani kogenud. Oli tore lõpetada seda hooaega positiivsete sõnumite ja tagasisidega meie klientidelt. Et kindlasti oli seal palju vigu, mida me tegime, aga uuel hooaegal oleme neid siis analüüsinud ja suudame kindlasti end parandada. Et lõppkokkuvõttes oleme ikkagi selle 8 aasta jooksul aru saanud, et hästi oluline on süsteem ja planeerimine, et see asi üldse meil toimiks, eriti kahekesti tehes, mis aitab ka kindlasti tagada selle, et oleks kvaliteetne ja hea toodang. Et jah, see on siis meie tegemine. Kui kellelgi tekkis mingisugune huvi, siis millegi vastu, mida me teeme või soovib rohkem infot, siis oleme me alati nõus seda jagama. Meile võib ka külla tulla siis, kui on suvi, sest et praegu ei ole väga veel midagi. Ja alati ja, et kui kellelgi on, siis võib meiega julgelt ühendust võtta. Aga aitäh kuulamast. Ma loodan, et meie väike ülevaade pakkus mingisugust inspiratsiooni või vähemalt mõtteid, kuidas võiks midagi teha